meil on siis Eesti kultuuris selline põnev nähtus nagu pühad paigad. Enamasti on seal ees veel olnud ka selline täiend, et need on looduslikud pühad paigad ja looduslikest pühapaikadest on viimase vast 15 või ehk isegi 20 aasta jooksul saanud nii olulised märgid Eesti rahvustunnetuses, et neid võiks pidada peaaegu et nagu eestluse üheks nurgakiviks. Ja seetõttu on pühapaigad ka hirmsasti laetud kõikvõimalike erinevate tähendustega. Ja arvestades, kui palju on erinevaid uurijaid ja erinevaid huvigruppe, kes pühapaikadega kokku puutuvad, siis kõigil neil on seal omad huvid, omad eesmärgid ja ka omad ja mõnikord mitte kokku käivad väärtushinnangud. Ja sellepärast me siis mõtlesimegi, et proovime oma väikeses vestlusringis natukene arutada ainult teadlase perspektiivist, et mis asjad oleksid pühapaigad, et me ei lähe üldse sellele libedale teele, et öelda, et mis tuleb kaitse alla võtta ja mis mitte, mis paratamatult tekitab ainult intriigi ja paha tuju. Aga ma saan aru, et Edal on üks siuke äge näide Kiige-Oru Hiiesalust. No jah, mina võib-olla ei räägi niivõrd ainult teadlase perspektiivist, et kui nagu selle kohaliku inimese perspektiivist pigemini sellepärast, et ma ei ole ju usundi uurija, pigemini jutu uurija ja nagu tänapäeva traditsiooni uurija. Aga tõepoolest see Kiige-Oru Hiiesalu, millest nüüd on hästi palju juttu olnud, ja mis on läbi meedia ja turismiarenduse ja saanud hästi oluliseks kohaks, asub minu kodupaigast mõned kilomeetrid eemal. Ja esimest korda ma sattusin sinna aastal 2003. Ja olin väga üllatunud, see pilt on veel siin, kasutasin seda pilti oma peatükis, kus ma siis räägin nüüdiskultuurist, see Regiversist netinaljadeni, ja siis ma istun siin Kiige-Oru Hiiesalus ühe suure künnapu all ja selle pildi allkirjaks ma olen pannud taasloodud rituaal. Ja tol korral, kui me seal 2003 käisime, siis oli see väga selline vahva koht, kus olid siis need suured künnapud, neid pidi olema 10, ma ei tea, kas need seal tänapäeval praegu ja tol korralgi enam 10 oli, siis seal lähedal oli allikas ja ka kivi ja kivi oli täis münte ja need puu oli täis lindikesi, mis olid sinna seotud. Ja siis ma vestlesin ka selle kohaliku peremehega, selle Kiipuse talu peremehega, kes siis oli vana metsavaht seal. Ja siis tema, kõigepealt ma nagu sattusingi läbi tema ja läbi selle ühe jalutuskäigu selle asja peale. Ja tema siis rääkis, et kuidas seal käiakse ikkagi väga palju linnainimesed käivad ja siis kuidas siis sõidab buss sinna tee peale lausa peaaegu et kohale ja tuuakse sinna Soome turiste ja Soome turistidele siis räägitakse, et kuidas eestlased siis ohverdasid, et enne pesid allikas puhtaks ja siis ohverdasid seal ja tema ei saanud aru nagu sellest Soome giidi jutust, aga sai aru sellest, et soomlaste silmad läksid hästi suureks ja siis pärast ta küsis, et mis jutt see oli, ja siis giid rääkis siis inimohverdamisest. Aga jah, ja siis ma olen nagu seda storyt või selle paigaga seotud asja nagu jälginud, ma olen seal hiljem käinud ja nüüd käisin alles siis paar päeva tagasi ja tollase käigu pildid see pilt oli hoopis teine kui 2003. Nii et neid lindikesi oli palju vähem ja nad olid vanad, siis selle ohvri kivi peal oli ainult üks 10-kopikaline või 10-sendine raha ja ainuke asi, mis näitas, et see paik on siiski nagu et kaasajal külastatav olid kaks asja, üks oli siis üks muna
ilmselt keedetud muna, mis oli sinna sellesse künnapuu sisemusse pandud ja teine asi oli siis puu peale seotud see mask, koroona ühekordne mask, et noh, et ta on külastatav tõesti veel. Ja noh, siis see kohalik peremees seal noh, enam ei ela, see isa on surnud, kellega ma tol korral rääkisin 2003 ja tema siis rääkis, et tema hoiab seda platsi noh, korras, seda juurdepääsuteed ja hoiab korras ka seda teadete tahvlit, mis seal on ja noh, ja ta oli nagu selline, noh, ta võis olla siis minu vanune meesterahvas, et ta siis oli nagu väga uhke selle üle, et tema maa peal selline asi on ja ta noh, nagu täitsa oli pühendunult noh, hooldas seda, kuigi noh, see künnapuude ümbrus oli ikkagi nagu võssa kasvanud juba ära. Ja nii palju siis nagu selle koha kirjelduseks. Ja noh, üks asi veel, mida ma noh, tahtsin öelda, et kuidas seda paika nagu kujundatud on, et selle esimesel korral, kui ma seal käisin, ma ei mäleta seda, aga et noh, et need inimesed, kes seal käivad, need on siis kujundanud selle nii, nagu nende arvates üks ohvrikoht võiks välja näha, et selle kuulutuse tahvli all olid siis mingid 2 sammeldunud kolpa näiteks. Huvitav, kelle omad? Need olid, no üks oli niisugune pika ninaga ja siis see võis olla mingi lehm või põder või mingi, ma ei valda seda teemat. Aga tõenäoliselt siiski mitte inimese omad? Ei, tõenäoliselt ja inimese omad ka kindlasti mitte, nii et jah, ja siis ma nüüd olen nagu kohalike inimeste käest ka küsinud seda teavet, et kas nemad näiteks, noh, minuvanused inimesed, kes on seal sündinud, kelle vanemad on seal sündinud, et ümberkaudu nagu on teadnud seda kohta. Et noh, kohalikel, paraku on nii, et kohalikel selle kohaga nagu erilist sidet ei ole siiski. Ja kui ma hakkasin nagu uurima, et noh, et kuidas selle koha lugu üldse, et kuidas ta on tekkinud ja on saanud nii populaarseks, et ta on seal noh, et ta on ära toodud Kastre valla arenguplaanis seal top 10 kohtade hulgas, siis see Kiigeoru on olnud arutusel valla uue nimena, kui oli valdade liitmine, siis on ta noh, kõikides turismiportaalides Puhka Eestis on Kiigeoru nimetatud, aga ei ole nimetatud seal kõrval olevat või noh, mitte kõrval, aga mõned kilomeetrid eemal olevat Annemäge, mille kohta tegelikult on pärimust. Ja noh, nende kohtade nagu see Kiigeoru on siis kantud kultuurimälestiste registrisse 2003 ja noh, et mind huvitas see, et mille põhjal ta siis on sinna kantud. Ja ma tegelikult leidsin ainult ühe teksti arhiivist ja selle taga tegelikult on siis ühe inimese kogumistöö, see on siis Lemming ja Ilse Rootsmäe, kes siis kogusid seda pärimust sealt 1961 ja nad on leidnud siis ühe, kas ma loen selle ette või läheb liiga pikaks, et selle kaitse alla võtmise nagu see õigustus, tähendab, nende objektide kaitse alla võtmise õigustus ongi siis üks neid, tähendab, et kirjalike tekstide olemasolu. Ja see kirjalik tekst on see üks ja ainumas siin, noh, kui me ei arvesta seda Rootsmäe enda tõlgendust seal. Endises Kaagvere vallas, Võru külas, Kiipuse talu juures oli vanade eestlaste püha Hiis ja kutsutakse veel praegu seda kohta Hiie platsiks. Platsi mõõtmed on umbes 20 × 15 meetrit. Tema nurkades kasvavad iidsed 1000-aastased künnapuud. No jah, see on nüüd küll väga küsitav, et kas nad nii vanad saavad olla. Kirdepoolse puu all on säilinud veel vana 4-kandiline ohvrialtar ja kividest mõõtmed 2 × 2 meetrit. Hiie platsist idas leidub rohkesti kive. Arvatavasti on siin olnud kivikalme. Kiipuse talus olnud 100 aasta eest karjamõis, mille varemed on veel
praeguse talu ja ohvrialtari vahel säilunud. Hiieplatsi kasutatud Karjamõisa päevil härgade koplina. Nii et see tekst tegelikult on siis selle kaitse alla võtmise registri kande aluseks, aga noh, mitte päris õige arhiiviviitega, arhiiviviide on natukene numbrite poolest vale. Aga et see on siis nagu olnud niisugune ainukene tekst ja selle on siis 1961. aastal rääkinud siis Lemming Rootsmäele Eduard Ipsberg sealt samast Võrukülast. Nii et see on siis see tekst. Et võib-olla selle paiga nagu sellist ajalugu veel välja tuua, et noh, rohkem tekste nagu rahvaluule tekste selle kohta ei ole minu teada. Aga ma leidsin selle, et tegelikult ta nagu see allikas on kaitse alla võetud 1964, nii et noh, et allikana, mitte üldsegi nende künnapuude pärast. Ja künnapuud on siis määratud või see Hiiesalu on siis määratud, et ta on teise aastatuhande teisest poolest. Nii et selline, aga noh, kohalikul kogukonnal tõesti ilmselt selle paigaga ei ole rohkem sidemeid kui see, et niisugune uhkustunne, et nad on, et nende, noh, et neil on ka midagi näidata, kuigi tegelikult on see Jantkapalu ja noh, seal on see suur mets ja siis see Ürgorg, et tegelikult on seal hästi palju pärimuskohti, selliseid, mille kohta on ka tegelikult jutud, noh, silmaallikad ja siis sama Annemägi ja et noh, et selle Kiigeoru puhul, noh, näen mina küll seda, et see on niisugune, noh, nagu niisugune kaasaegne müüdiloome. Et seda siis, noh, seda siis niimoodi loodigi, et ta läks meediasse ja siis läks turismi igasugustesse turismibrosüüridesse aga muidugi on ta noh, ilmselt ka praktiliselt kasutuses, sest keegi seal käib ja keegi seob neid maske sinna üles, aga noh, kuigi see nüüd 2003. aastaga võrreldes on ikkagi tegelikult väga-väga väikseks jäänud. Aga kui ma nüüd katkestaks, siis ma just noppisingi sellest sinu jutust praegu enda jaoks paar nagu hästi olulist märksõna. Üks olekski see, et pühapaik kui tänapäeva kultuuri nähtus. Et jah, me enamasti tahame küll öelda, et nad on iidsed ja vanad ja me apelleerime selle ajaloole. Ajalugu on selline legitimiseeriv argument, et öelda, et see on kindlasti nüüd pühapaik, aga paiga tähendus ja kasutus on ikkagi kaasaegsed, tänapäevased, et ennekõike pühapaiga uurimine äkki peakski olema hoopis mingi tänapäeva kultuuri uurijate rida või vähemalt on nad siiamaani olnud ebaõiglaselt kaugel sellest teemast, et või kuidas? Ma võib-olla segaksin siin vahele selles mõttes, et minu küsimus on kogu aeg olnud, et me teeme väga suure kiirusega, märgistame ja teeme pühapaikasid juurde. Aga kas selle juures on üldse mingisugune sõnaõigus neil, kes selle maa peal elavad või kellega see võib-olla kõigi tunnuste poolest püha koht oleks seotud? Ma ise olen pikemalt jälginud küll seda, kuidas erinevad uute usundite juhid või ravijad teevad endale mingeid erilisi kultuseplatse või paiku või kuidas see allikate fenomen näiteks edasi areneb ja nii edasi. Aga ma olen 75. aastast saadik käinud Saaremaal, nii-öelda oma mehe kodus, kus me siis praegu elamist jätkame ja seal elab tegelikult mu mehe vend, kes on 77-aastane ja kogu ümbruskond tegelikult on kaetud selliste kohtadega, kuhu kohalikud viisid kas haiguste pesemise vett või mingeid väikseid ohvreid. Aga need ei olnud niisugused ohvrid, et keegi seoks kuhugi mingeid linte, vaid pigem see oli sool või haiguse pesemise vesi või mõnikord viidi sinna ka lihtsalt
minu meelest mu ämm viis sinna aeg-ajalt ka mingisugust tilgad ravimit või ükskõik mida. Need olid sellised sarapupõõsad või mingid kohad, millest mõnda aga väga ebamääraste viidetega on kirjeldatud ka Rahvaluule arhiivi tekstides. Seal on ka näiteks üks tohutu suur kivi, millel on lohk ja mida ämm kasutas nii-öelda haiguse äraviimiseks. Kuigi ta oli niisugune, kuidas ma ütlen, 1914 sündinud väga skeptiline inimene, aga tal oli kogu aeg üks põhimõte, see oli see, et kuna kõik pered ja kõik inimesed enne mind tegid seda kommet, siis mina ei ole see, kes selle esimesena katki jätab. Nii et ta ei olnud selle vastu, kui ma näiteks lastega koos ronisin sinna selle sama kivi otsa, kuhu tema oli viinud haiguse. Et me peitsime ennast selle tohutu suure kivi otsas, seal olid igasugused põõsad ja puud ümber, see oli väga mõnus paik, sa ei leidnud siin kunagi mitte keegi ei saanud sulle öelda, et kuule, talutöökesi tuleks teha või midagi muud niisugust. Ja teine on tegelikult jookseb sealt läbi sellise soise heinamaa, jookseb mitu allikat. Ühte allikat mööda tavatsevad näiteks minna või sealt saab püüda väikseid hauge, igasuguseid muid häid kalu. Aga teine on niisugune, mille tegelikult jällegi see 1909. paiku sündinud vanaisa tegi sinna lihtsalt sauna juurde. Kui sa lähed väiksest mäekaldest alla, siis sa saad minna niisugusesse 4-kandilisse üles paisutatud allika kohta. Tema ise oli veendunud, et sellel allikal on ravivõimed. Ta käis seal oma jalgu ja selga ravimas ja praegu ravib seal selle sama eeskuju põhjal, ravib oma jalgu ja selga, ravib mu mehevend. Ja ta on veendunud, et see aitab. Nüüd küsimus on, kas need inimesed või kas ma ise tahaksin, et sinna on pandud üles suured sildid. Me oleme kohustatud seda allikat, mille see raviv koht, see on tegelikult ju nii-öelda vanaisa loodud. Kas see koht on kaitsel? Ta ei ole kaitsel. Ta absoluutselt ükski neist kohtadest ei ole kaitsel. Need on mingid kohalike pandud sildid? Ei, seal ei ole üldse ühtegi silti. Mitte ühtegi silti, neid lihtsalt kasutatakse. Ja kuna lähedal on tegelikult Asva linnamägi ja seal on tohutult selliseid vanu arheoloogilisi mälestisi, siis sinna nagu ei olekski rohkem midagi vaja. Seda enam, et Asva linnamäe juurde tekkis Viikingiküla ja seikluspark ja see on nagu topelt kaasaega toodud see Asva linnamägi. Et minu küsimus on, et kas me peame iga koha, mida inimesed kasutavad, iga koha, mis võib olla neile isiklikult väga tähtis, või isegi kui ma tean, et see oli mu ämma ja võib-olla ka mõne muu kolhoosiaegse külaelaniku ohvrikoht. Kas me peaksime selle tähistama? Ma arvan, et ei pea. Mul on veel üks väike märkus siia juurde, et selle pühapaiga mõiste osas üldse, et kui näiteks osad need kohad on lihtsalt, kuhu põhiliselt viidi mingisugused paisetel olnud kaltsud või sidemed või oma silmahaigused ja nii-öelda pigem vabaneti sellest puhtfüüsilisest tervisehädast, et kas nende puhul alati ongi põhjust rääkida pühadusest? Jah, nad on pigem ravikivid, eks ole. Ja siit tuleb juurde veel see subjektiivsuse teema, et mõningad külastajad võib-olla tõesti tajuvad seal selliseid transcendentseid ühteheitmisi üleloomulike olenditega, aga teiste puhul on see just nimelt, et ma saan oma haigusest lahti ja seal ei ole seda sellist nii-öelda usundilist tausta. Ainult see teadmine, et see kivi võtab sul häda ära. Ei, ma arvan, et seal niipea, kui see kuulutataks selliseks kohaks, niipea, kui sinna pandaks silt, nii otse kohe sinna algaks ma just tahan seda öelda, et sama juhtus selle Kiigeoruga tegelikult sellepärast, et see on ideaalne koht, seal on kõik olemas. Seal on kogu see asi, mida kaasaegne inimene eeldab, et see
on pühapaik, et seal on need suured puud, eks ju, mida öeldakse, et 1000-aastased, et noh, tegelikult künnaputist ka ikkagi ei ole nii vanad. Ja see 1000 aastat rahvapärimuses, see on lihtsalt, et vana. jah, et seal on see allikas, siis seal on see altar, eks ju, seal on see kivi, seal on kõik olemas. Noh, et see on nagu täisvarustuses looduslik selline, noh. Ja kui inimohvri eksootikat ka mainida, siis on see nagu selline pühapaiga loomaaed, et lähen vaatan, mida nad siin vanadel aegadel hirmsad tegid. Aga kui sa juba selle tähistamise teema tõid, et ma arvan, et äkki see tähistamine ja pühapaiga kaitsmine ongi üks selliseid võib-olla intrigeerivamaid teemasid, mis tuleb väga valuliselt välja ja mis on hästi kõvasti olnud ka meedias. Ja olen ise mõelnud selle peale, et aga mis pärast me neid üldse kaitseme, et ükskõik, kas need ravikivid või need kohad, kuhu jäetakse neid lapikesi ja veetilkasid, et kui paljudele kui suur on see kasutajaskond, see on üks asi, aga et mis pärast me üldse peaksime neid tähistama ja miks me neid kaitseme, et mul on endal tunne, et kui sellisesse kohta pannakse silt, veel parem, kui see koht on nagu riikliku kaitsel, see annab justkui sellise õigustuse ja legitiimsusele kohale. See on see, mis annab justkui nagu sellise ametliku või institutsionaliseeritud argumendi ütlemaks, et vot see on kohe kindlasti, see ongi püha koht. Ja järgmine aste on, et ta jõuab giidide märkmikutesse ja siis, kui iga grupp, mis tuleb, saab giidi matkimise põhjal teha seda, mida vanad eestlased tegid. Just. Ja see on võib-olla see üks funktsioone, et see juurte ja identiteedi taju, et me teeme nüüd ka nagu vanad eestlased tegid, kuigi see pärimus ise võib olla selline suhteliselt hilistekkiline või niimoodi paugu pealt tekkinud. Aga sinu selle küsimuse peale, mis sa enne küsisid, et kohalik ja siis et kuidas nagu selle kohaliku rahva arvamusega siis on, et tegelikult kohalik rahvas ei arva midagi. Nemad arvavad, et neil pole pädevust seda arvata. Et tulevad inimesed, kes on teadlased, kes otsivad välja selle ühe teksti, eks ju, ja nemad on pädevad ja tähistavadki ära selle koha, aga see nagu kohalike inimeste jaoks on see väga uhke asi, et nende maadel see on, eks ju. Nende jaoks võib-olla peaks seletama natukene lahti, võib-olla siin tuli välja selle kohaga seoses, tuli vaata see põnev, see nime etümoloogia, eks ju, see talu, vana nimi 18. sajandis, et see võis põhjustada selle Kike talu, eks ju, Kiige talu ja ühesõnaga, et mina mõtlen, et kui teadlased juba tähistavad selliseid kohti, siis nad võiks neid natukene uurida, selle paiga etümoloogiat, seal on siis arheoloogia, eks ju, et kuidas need asjad nagu toetavad, et me tähistame liiga kergesti seda asja ja samas et me loome selle legitiimsuse selliste õhkõrnade asjade baasil. Jah, kuna sa arheoloogiat mainisid ja ma olen taustalt arheoloog, siis ma kohe pean seda kohta kommenteerima. Et eks seda arheoloogiat on ju üritatud teha nendes pühapaikades, aga ja on kindlasti näiteid, kus arheoloogial oleks tõesti nagu mõte ja arheoloogia tõesti oskaks seal midagi teha. Aga enamik kohti, täpselt nagu see Kiigeoru, eks ju, kust sa lugesid nagu ühe algse teate, eks ju, aastast 61. Siis ega arheoloogia ei oska ka seal suurt nagu midagi muud teha, et kui meil nagu ainult juba pärimust on ainult üks tekst, arheoloog võib ju sinna minna, äkki tõesti leiab mõne klaasikillu ja mingisuguse vana münti, aga ega siis selle peale on ka nagu väga keeruline ka arheoloogil midagi edasi teha. Et sellepärast ma arvangi, et see pärimus on nende pühapaikade puhul ja just selline ajas pidevalt muutuv, ehk siis kogu aeg nagu kaasaegne pärimus on pühapaikade puhul nagu kõige olulisem allikaliik niikuinii. Kuulge, aga mul tuli üks hea mõte. Tegelikult seoses selle sama asvaga, mille kohta on ju tegelikult hulgi arheoloogilisi kaevamisi ja midagi
mingeid rahvapäraseid kajastusi on jõudnud tegelikult neist 30ndate ja loomulikult veel rohkem sellest ajast, 30ndatel oli asfalkaevamine oli suur asi, üks minu informantidest näiteks sai endale jalgratta, sest ta käis arheoloogi abistamas ja see tasu, mis ta sai sealt kaevamiste juurest, ta oli lihtsad noored neiukäed, mis aitasid, see aitas tal osta jalgratta, aga näiteks Vello Lõugas oli üks neid, kes käis asfal kaevamas ja tuleb öelda, et uuemasse pärimusse tegelikult kinnistuvad teadlased ja see, mida teadlased koha peal teevad väga hästi. No me teame seda, kuidas me, ma käisin ise Setumaal kogumas esimese kursuse tudengina ja setud rääkisid kogu aeg, kuidas neil käis kogumas Boris Vilde, igavene kuramuse kommunist, aga vaata, kui huvitavaid jutte ta kirja pani ja kui huvitav inimene ta oli, eks ole. Kusjuures Vilde polnud kommunist, vastupidi. Vastupidi, ta vaeseke lasti, eks ole, maha, kuna ta hakkas Pariisis mingit sakslaste vastast värki korraldama. Sa tahad öelda, et meie ise loomegi seda meie pärimust? Meie ise loome ka. Tähendab, tegelikult loovad nii folkloristid seda üles korjates, aga tegelikult ka külaelanikud, sest näiteks seal minu kandis räägitakse siiani Vello Lõugasest ja sellest, mida nende rühm seal tegi. Nad ei mäleta rühma liikmeid. Aga vaat seda, et Vello Lõugas oli seal, teate, kus oli vinge mees ja mis ta sealt kõik leidis? Keegi ei oska öelda, mis ta leidis. Aga et nende kandis käis väga kuulus inimene kogumas. See on nagu mälestused ükskõik kellest, Joel Sangast või Anton Hansen Tammsaarest või ausalt öeldes me oleme ju minu meelest saanud ka iseenda kohta mingid reflektsiooni, näiteks kuidas Mall Hiiemäe või ma ise käisime kogumas Ridale kihelkonnas, et vaat, kus käisid noored naised, issand, mis asju nemad taga kõik ajasid ja mis lugusid. Aga ma arvan, et see, et teadlane loob pärimust ja teadlane seda pärimust kasutades loob uut pärimust, see on just nimelt pühapaikade osas ka nagu hästi pädev või võib-olla see on isegi kohati nagu probleem, sellepärast et täpselt selle sama tähistamise ja kaitse alla võtmisega me teeme tõesti nagu, teemegi uusi pühapaiku ja on pühapaiku ka selliseid, mille kohta kohalikud muud ei teagi, kui et siin on kaitsealune seda riiklikku kaitset tähistav tähis, järelikult see ongi pühapaik. Rohkem nad selle kohta ei teagi. Mina tahan rõhutada seda, et me räägime kohalikkusest, aga tegelikult seda kohalikkust enam suurel määral ei ole olemas. Et kes siis on kohalik? Kohalik on see, kes on tulnud 10 aastat tagasi ja ostnud maja endale sinna 20-30 aastat tagasi. Et seda kohalikkust juba see haldusreform, need valdade ühendamised ja kõik, kogu see minu kogemus ütleb, et seda kohalikkust ei olegi enam alles. Aga kui pühapaiga pärimus ongi väga tänapäevane, selline elav traditsioon, siis see praegu koha peal elav kasutajaskond ongi see põline ja teistpidi veel see nüanss, et tihtilugu väga pühaks saavad paigad, millele on mõnus autotranspordiga ligi pääseda. Et seega see kohalikkuse roll võib olla üsna marginaalne ja võib-olla tullakse näiteks kas või selle see Kiige salu puhul. Et sinna on suhteliselt lähedal Tartust minna ja mugav ligi pääseda. Ma võrdlesin seda selle Annemäega, selle ohverdamiskohaga, mis seal on. Annemägi on sisuliselt talu kõrval. Sinna on halb saada, sa oled väga selle perega nagu, seal elatakse, seal peetakse loomi ja ühesõnaga see ei ole üldse mingi selline plats, mida eksponeerida. Aga see Kiigeoru on, see mees, see peremees nüüd, see ajab sealt eraldi taluteest, hoopis eraldi sissepääsu sinna, see on see tee ääres. Nüüd enam autoga ei saa ligidale, sest sinna on palk ette pandud. Muidu ilmselt sõideti autoga juurde, et ta on palgi sinna teele, poole tee peale, nii et sa lähed pikka teed pidi, kus on kahel pool need põllulilled ja siis jõuad sinna puudesalu juurde või et see jah, et see on niisugune meeleolu loomine. Tänapäeva inimesel ise loomulik. Kuulge, mul tuli praegu meelde. Tegelikult on ju mõned kohad, mis on läinud mitte ainult folkloristide, vaid kuidagi niisuguse arheoloogia, folkloor, sensitiivid, RMK, külaseltsid ja kõik muu sellise ühisloominguna. Ma ise olen käinud vaatamas Varbla seda kindlusala
mis on täpselt esindab kõiki neid. Igaüks on sinna midagi jätnud ja hea meelega seda kasutavad eriti väljast tulnud rühmad ja sensitiivid või niisuguste rituaalilaagritena, aga Reet, sinul on ilmselt Kassioru kohta täpselt samasugune näide Kassinurme kohta. No selliste kuidagi viimastel aegadel, võiks öelda hüppeliselt populaarseks saanud kohtade puhul, ma arvan, et on hea kasutada seda sama väljendit, mis on tipping point, mida on kasutatud siis ka näiteks viirusfolkloori puhul, et see on nii-öelda murdepunkt, et mingist hetkest peale, kui see on nagu saavutanud sellise piisava sellise atraktsiooni taseme, et juba kriitiline mass sellest kohast räägib ja seal ka käitumuslikult midagi teeb, et siis muutub see siis tänapäeva sellise kultuuri kirjelduse väljendi kohaselt nagu viraalseks, et igaüks teda teab, on kuulnud, kutsub omakorda sõpru ja et siis ta on kuidagi hästi nagu massiliselt külastatud ja teatud. Ma jäin just, kui ma kuulasin praegu, siis ma jäin mõtlema hoopis selle peale, et me oleme rääkinud siin Kiige-Eurost, eks ju, ja need viited kogu aeg minevikul, et 1000-aastased puud ja nii edasi, et Kassinurme, kus on ka nii niisugust muistsust ja kaasaegsust ja kõik sellist juures, et kogu aeg, kui me pühapaikadest räägime, siis me justkui nagu alateadlikult hakkame mõtlema nagu mingisugusele vanale ja iidsele ja põlisele traditsioonile. Aga selle kõrval on meil ju täpselt samalaadsed kohad, mis üldse vist ei pretendeerigi sellisele väga vanale traditsioonile, nagu näiteks nende igasuguste ekstrasensside endi rajatud rituaalikohad ja need mingisugused energiasambad ja energiateerajad ja asjad, et kuidas need võiksid suhestuda nende? Võib-olla siin ühe niisuguse õiglust taotleva sedastuse teha, et kui selle vanema nii-öelda tekstiga legitimeeritud pärimuse puhul tihti selleks nii-öelda otsustavaks kaalukeeleks saabki see üks tekst, mis ütleb, et jah, see on pühapaik ja nüüd me saame igavesest ajast igavesi teda igaveseni sellena tähistada ja kirjeldada. Et kui seda ühte väikest säilinud teksti võrrelda näiteks paljude tänapäeval tekkinud pühakohtade sadades ja sadades nagu inimeste aktiivse kasutusega, et siis tundub mulle, et see praegusel hetkel tõesti väga massiliselt kasutatav pühapaik on nagu kuidas öelda, rohkem pühapaik selle kasutuse mõttes, kui võtta, et pühapaiga teeb pühaks eelkõige see tegu, mis seal tehakse. Mitte, et ta ei ole nagu ilma inimeseta lihtsalt looduses püha. No vot, ja siin tuleb nüüd jälle see etiline vaade, et kui me võtame näiteks maausu perspektiivist, siis pühapaik ongi püha iseenesest. Mitte läbi inimese tegevuse. Aga siit jõuame ringiga jälle väga sellise tänapäevase kontseptsiooni nendest maaenergiatest, kus siis paljude tänapäeva selliste esoteeriliste seletuste kohaselt see pühapaik ongi pühapaik sellepärast, et seal on see energiasammas või selline eriline energiakoht. Ja samas nendest energiasammastest sellisel moel vanem pärimus ei räägi meile üldse midagi. No selge on ka, et nad on õpitud selles mõttes, et seesama nõiakaevugi puhul selle hooldaja ja põhiline promootor on ju täiesti selgelt rääkinud, millised sensitiivid talle rääkisid, et siin on energiasambad ja nende abil on võimalik ravida ja samas seal on olemas ka sensitiivide endi hinnangud teemal, et üldiselt jama jutt, aga et seda ja seda haigust tõenäoliselt saab ravida. Aga mis on muidugi huvitav on see, et need sensitiivide rajatud paigad, nendega on sama lugu, mis vanade kohtadega. Et muidugi ma saaksin nende oma Saaremaa kohtade kohta tuua arhiivist välja need 30. ja 20. aastate üleskirjutused. Aga nagu ma ütlesin, milleks? Sest oluline on tõesti, et kohalikud käivad seal või teevad midagi edasi. Aga teiselt poolt on nii, et me näeme seda nii Vigala Sassi kui muude rajatud kohtade puhul, et esiteks nende kasutajate tõlgendused muutuvad, need võivad muutuda näiteks väga palju aasiapärasemaks, selles mõttes, et need sensitiivid või ravijad või ükskõik, kuidas me neid nimetame, rituaalimeistrid, nad käivad tegelikult ju ja õpivad otse liinis, kas Hiinas või Tiibetis või Indias. Ja seda õpitakse lihtsalt koha peal kellegi juhendamisel ja see tuuakse Eestisse üle ja seda mugandatakse. Hiide tšakraid avama. Just, jah. Ja aga see püsib täpselt nii kaua, kuni see
see inimene seal püsib. Et me võime öelda, et Tuulelee pühad kohad on eksisteerivad seal seni kaua, kuni ta seda kõike teeb. Ja nagu Vigala Sassi puhul on näha, et inimene jääb vanaks, need kujud, mis olid üks väga oluline osa, need pühad ringid ja koda ja kõik muu, et see lihtsalt kaob ära. Või väga hea arengunäide tegelikult on ju Ingvar Villitoo ja Lilleoru, kus on ju tõepoolest koos läbiproovitud vana Eesti rahvausku, lähedaste paikade kasutamist, aga kuhu on toodud juurde ja on arendatud edasi midagi Indiast. Ühesõnaga, see on protsess, see on areng. Selle kohta, see on elav usk tegelikult. Ja ka indiaanlastest. Ja pluss ka indiaanlased, keda ta on sisse toonud. Selle kõigega praegu mul tuli meelde üks väga selline põnev ja natuke nagu vastuolulisi teemasid tõstev näide, mis oli mõni aasta tagasi, kui Tallinnas seda Haabersti ringteed ehitati ja seal oli üks, mis iganes puu see oli? Ei olnud hõlmik. Oli mingi muu puu. Remmelgas. Remmelgas oli see koht. Just. Ja kus minu meelest hakkasid põimu nagu väga huvitavalt just see pühaduse või selline spirituaalsuse teema, et kui puu kaitsmine päevakorda tõusis, siis olid need just jälle huvitaval kombel, need olid täiesti nagu inimesed väljast, need olid minu meelest keegi Riigikogust ja veel keegi, kes üritasid öelda, et see on vanade eestlaste püha koht ja see puu on püha puu. Aga see teema kuidagi nagu sumbus või summutati kiiresti ära, et see vist mõjus isegi neile natuke kohatult selle koha peal. Aga ma käisin tol korral ka ühel päeval selle koha peal vaatamas ja huvitav oli see, et ma nägin nagu hästi palju viiteid spirituaalsele, esoteerikale ja kõigele sellele, aga need ei olnud nagu Eesti rahvausundist võetud elemendid, vaid need olid just täpselt need sellised ida-religioonidest pärit mandalad ja kõike muud sellist. Unenäopüüdjad isegi. Jah, just. Kusjuures need unenäopüüdjad, need on küll asjad, mis on viimasel ajal ka Eesti pühapaikadesse siginenud. Just. Aga minu meelest oligi nagu huvitav selle Haabersti puu puhul, et kuidas see Eesti põline pühadus hetkeks nagu tõusis üles, aga siis järsku sumbus kuhugile ära ja seal puu juures nagu püsivamalt oli hoopis selgelt sellised ida mõjutusega esoteerikad. Jah, see on iseenesest põnev. Mul praegu, ma ise naudin seda väga oma Bulgaaria välitööde juures, et on väga palju selliseid kirikuid või pühi kohti, mida kasutavad väga erinevad konfessioonid. Näiteks moslemid kasutavad seda koos õigeusu kiriku liikmetega ja nii edasi. Aga siis on mõned sellised vanad seletamatud paigad, nagu näiteks Temir Baba Teke, mis on tegelikult pühendatud ju 18. sajandi kohalikule õpetajale, teadlasele ja vaimulikule ja kus käivad absoluutselt kõik kohalikud käivad, kõik seovad sinna rahulikult oma linte, kõik jätavad maha nii toitu, aga peamiselt jäetakse muidugi riideid maha ja nii edasi. Ühesõnaga, tegelikult me vist võime üldistada, see pikk jutt oli mõeldud selleks, et me vist võime üldistada, et meie tänapäeva neid pühipaiku iseloomustab ka see, et inimene paneb sinna, see on kaasaegne usund, ja ta paneb sinna selle, mis on tema jaoks parasjagu oluline, mis on kas kõige püham. See sama koroonamask. Jah, väga aktuaalne. Jah, et käitumused ja rituaalid nendes pühapaikades reageerivad väga kiiresti meie praegusele situatsioonile. Aga see ikkagi... sul ei ole midagi. Aga see on ikkagi mina võtan seda ikkagi nagu nende see on nagu niisugune müüdiloome ikkagi, et see on eestlusega seotud, see on Eesti, aga näete, kuidas need arenevad, et need rituaalid seal viitavad hoopis nendele praktikatele, mis on internetist või kuskil reisides õpitud või et ühesõnaga, et need hakkavad seal hoopis mingit muud elu elama. Tähendus pühapaigas on neil küll juba seotud Eesti rahvuslusega. See on Eesti rahvuslusega seotud ja ma ei tea, ma ei ole seda ajalugu niivõrd kursis sellega, aga kui need Kitzbergi ja need villuvõitlused olid, et kas siis juba ei hakatud tähistama otsima neid hiiekohti ja mingeid selliseid asju?
pühapaiku esimesed, mis on nagu kirjeldatud nüüd nagu uurija perspektiivist, eks ju, et mitte siis Luteri õpetajad, kes paganlusega võitlevad, on minu meelest pärit kuskilt 19. sajandi päris algusest, vist oli Kaavere juurest on üles joonistatud üks altar ja et need on jah kuskilt 19. Aga vaat, kui mõelda, et mis ajastu siis parasjagu oli, eks ju, see oli, ühelt poolt oli valgustus, teiselt poolt oli romantism, see oli kõik see, mis just soodustas huvi nagu sellise paganliku mineviku ja kõige selle vastu. Aga kui nüüd täiesti loogiliselt ja Filmani ajastu ikkagi tegelikult selline müüdiloome. Jah, absoluutselt, aga tegelikult me peame ju me loome kogu aeg müüdid uuesti, eks ole. Ja mis selles naljakat on, et praeguses globaalses maailmas me leiame pühapaikadest midagi, mis on seotud näiliselt idausundiga, kui väga paljud meie oma usundi formuleerijad ütlevad selge sõnaga, et mul on väga keeruline vahet teha, kas see on Eesti, kas see on Vene, kas ma tõin selle Indiast või Nepaalist. See on läbi minu, ta ongi Eesti. Tähendab, et see inimene on see, kes selle formuleerib ja minu meelest see on õige. Ja kui me nüüd vaatame tegelikult, ükskõik Reet on ju uurinud lähemalt miasmide teooriat ja nii edasi, ei ole absoluutselt ühtegi ajastut, mis oleks nii, et väike rühmakene istub siin, kaitseb ennast ja tal on puhtad kombed või puhtad pühapaigad. Mis te nüüd? Kogu aeg tuleb midagi. Kogu aeg midagi võeti, kas erinevatelt mungaordudelt, ükskõik kelle käest või see, kuidas eestlased on miksinud või praegu seni ei tee vahet, mis on õigeusu või mis on paganlik või kuidas luterlus, kõik hävitatud katoliigu pühapaigad, ma arvan, kuulutas täies rahus, kuulutas tegelikult paganlikeks. Aga minu jaoks hakkas järjest enam ketrama üks väga põnev ja intrigeeriv küsimus. Et kui me siin oleme kõik see aeg on selles vestluses tooni andvaks muutnud see, et pühapaiga teeb traditsioon, see, mis me seal teeme. Mina võin nüüd lajatada. Oota, kas ma tohin oma intrigeeriva küsimuse ära küsida? Et see on meie kaasaegne praktika, mis teeb pühapaigast pühapaiga ja meie kaasaegne praktika tuleb praegu meie kaasaegsest kultuurist, ehk siis pühapaigad on ennekõike nagu kaasaegse kultuuri nähtus. Et kas meil siis nagu on üldse olemas ka need vanad ja põlised ja muistsed Eesti pühapaigad? No, palun, kas need, mis Marika Mägi välja kaevab? No mõned kindlasti on, mille kohta aga kuidas me saame teada, et need nüüd on? Mille kohta on ilmselt rohkem andmeid. Kui me vaatame ka näiteks, eks ju, allikakriitikat, allikakriitika, mis on paljuski jäänud kahjuks kõrvale, kui pühapaiku arhiiviallikate põhjal nagu kindlaks määratakse. Et kui me lisame siia juurde veel ka allikakriitika, et millised informandid on usaldusväärsed ja kes on rääkinud nagu puhtalt oma fantaasiaid. Siin ma arvan, et selle objektiivsuseni sa ei jõuagi. Et kui ikkagi Kassinurmes räägitakse, et juba 1000 aastaid on olnud need energiasambad seal, siis sa ei saa minna sinna 1000 aasta taha mõõtma, et kas nad olid siis seal. Just, ja tegelikult ei ole see ju isegi mitte oluline, et mis seal täpselt 1000 aastat tagasi oli. Aga ma mõtlen, et kui me vaatasin ennem või kogu selle vestluse jooksul on mitu korda läbi käinud see pühapaikade tähistamine, pühapaikade kaitsmine. Eks ju, et me kaitseme ikkagi mingisugust sellist väiksemat osa, mis on väärtuslikum, mis on vanem, mis on nagu meile põlisem ja omasem, et kuidas me need kohad nagu üldse üles saaksime leida? Me olemegi jamas tegelikult, ei ole ju tegemist Rootsi või kas või Äänisjärve aegsete kaljumaalingutega, kus sa võid ära mõõta, et millal nad need täpselt sinna tegid ja selge on, et pühade motiivide kõrval on seal niisugust rämedat argipäeva ja huumorit ja kõike muud, eks ole. Midagi niisugust nagu ei ole, ongi nagu see väga diskreetne ja väga katkendlik inimmälu, eks ole. Aga võib-olla seda tulebki kogu aeg ümber sõnastada. No mina leian selle vestluse kokkuvõtteks, et meie niimoodi uurijatena peame nad kõik ära uurima, kui väegi jõudu jätkub.
et kõik need põimumised ja et see ongi ju see huvitav, et kuidas see kasutus muutub, missugused kohad jäävadki ainult ajalukku, et neil ei ole reaalselt pärast seda uuskasutust ja miks mõned muutuvad siis nüüd kuidagi mingitel ajaperioodidel sellised hüppeliselt populaarseteks. Ja kuidas neid muudetakse. Jah. Aga siis tahtsin veel jõuda, et üldse, kuidas seda pühapaiga terminit nagu siis kitsendada, laiendada, et seda võib, et sellega võib nagu hästi kaugele jõuda, et sotsiaalteadustes on kuidagi järjest enam rõhk nende subjektiivsuse uurimisel, igasugused fenomenid, käitumised, et inimese subjektiivne nii-öelda käitumine. Ja ka pühapaiga juures, et näiteks üks huvitav subjektiivne pühapaiga taju on minu jaoks aiandusfännidel, kes räägivad oma aedadest, kus nad on see oma kätega hästi palju loonud, kui nende isiklikust paradiisist. Et see sõnavara juba on, et see minu aed, see on paradiis. Tihtilugu võivad need olla mingis vanas talukohas. Vahel on lihtsalt põllukrunt, mis on oma kätega üles ehitatud, seal ei ole nagu teadaolevat ajalugu, aga ta on selle konkreetse inimese või pere paradiis. Inimene käib seal, räägib oma taimedega, ta ütleb, et mul need roosid kasvavad paremini, kui ma neid kiidan, räägib oma mingite puudega ja see käitumine meenutab mulle väga palju seda, mida meie vanemas pärimuses on kirjeldatud, aga lihtsalt ei ole seda järjepidevuse momenti. Aga et kui nüüd võrrelda, siis ma ütleks, et täielik pühapaiga käitumine, kuigi tegemist on lihtsalt võib-olla 600 ruutmeetrise aiakesega. Ja või millest soodsate olude korral võib saada pühapaik. Ja. Sest osa arboreetumeid ja muid kindlasti ju nendeks saab isegi rosaariumeid. Ja siis järgmine aasta ongi see, mida me alles hiljuti uurisime, need kujud, figuurid, igasugused skulptuurid. Et kui sa paned aiapäkapiku sinna, siis enamasti leitakse, et see ei ole nagu otseselt siukene mingi püha ja kummardamisega seotud. Aga kui sa paned juba ingli või mingi metsavana sinna, siis hakkame seoseid otsima ja looma, et asi meie pärimuses on see olemas, et mis on siis antud kontekstis see nii-öelda siis selle kasutuse nii-öelda väljund. Kuulge, aga meil on veel üks hästi huvitav lõik, mida on tegelikult, ma arvan, et see on huvitav selles mõttes, et teda on võib-olla vähe jälgitud päris mitmes riigis. See on see, et näiteks kui sünnib laps, et talle istutatakse puu. Või siis abiellumise puhul, et istutatakse puu ja tegelikult väga sageli, kui jällegi vaadata nüüd meie arhiivi, siis on näha, et inimesed, see perekond jääb seostama selle puu kasvamist, kiduraks jäämist, ärakuivamist ja muud sellega, mis nende inimestega edasi juhtub. Et see on kindlasti üks neid isikliku usu ja isiklike rituaalide küsimusi. Me isegi ei tea, kui laialt see on levinud just selle tõttu, et ma mäletan, et kunagi soomlased olid väga üllatunud, kuigi mulle endale tundus, et see nimepuu või inimese isikliku puu istutamine, et see peaks olema nagu midagi niisugust, mis on absoluutselt igas kultuuris olemas või vähemalt võiks olla olemas. Aga muidugi ei pruugi, eks ole. Ma mõtlesin nüüd praegu laiendamegi seda pühapaiga kontseptsiooni nagu väga, et meil jooksid läbi juba aiad ja need üksikud puud, et... Ja siis veel järgmine eriti lai skaala on mets tervikuna, et meie metsa kallale ei tohi minna. Ja. Et see on meie nii-öelda üldrahvalik nagu pühapaik. Muidu me läheme, just, metsa. Aga äkki olekski mõistlik siin praegu nagu joon alla tõmmata ja punkt panna ja vajutada kaamera peal nuppu.